Meie mõtted mõjutavad meie elu otseselt ja kaudselt vahet pidamata. Ja seetõttu on ülioluline hakata teadlikult märkama, vähemalt aeg-ajalt, mis meie peas toimub. Miks see on kasulik? Kuivõrd aju esmane ja peamine ülesanne on meid hoida elus, ta ei mõtle sellest, kas see on nüüd parim lahendus või mitte parim lahendus, tema lähtub situatsioonist, kus me oleme ja sellest, kuidas moodi me võiksime selles situatsioonis välja tulla parimal moel ja seeläbi langetab vahet pidamata otsuseid. Aga probleem on selles, et ta lähtub sellest, mis näitab nii-öeldes mineviku kogemus talle. Ehk siis, kui minevikus näiteks te läksite mööda tänavat, seal oli nüüd äkki korraga libe koht ja te kukkusite põmpsti maha, võib-olla murdsite veel mingisuguse luu või kondi, siis iga kord, kui te näete kuskil mingit libedat helklevat pinda, mis võib tunduda, rõhutan sõna, võib tunduda aju jaoks sarnane, nagu tookord oli see jää, kus te kukkusite ja vigastada saite. Teeb aju kõik, et panna teid seda situatsiooni vältima. Nii. Nüüd sealt hakkab pihta järgmine, ütleme ühtepidi positiivne pool, ehk siis te olete ettevaatlik, aga negatiivne pool on see, et kunagi ju seesama situatsioon, mis oli, ei saa korduda. Näiteks, teil on hoopis teistsugused saapad jalas ja tänu sellele need ei ole nii libedad ja tänu sellele te palju paremini püsite jääl, isegi kui seal on jää. Veel hullem, kui seal ei olegi jääd, vaid lihtsalt on helklev pind, siis te näiteks üritate hakata vältima selliseid kohti. Enamgi veel, ta ei julge üldse jäiste kohtade peale minna, mis ju omakorda, kui te näete seda näiteks seda peegeldust või helklevat pinda, tõmbute koheselt pingesse, üritate seda vältida ja ka see pinge omakorda ei lasegi teil ju normaalselt kõndida ega liikuda, sest et lihased on liiga pinges. Kogu organism hakkab reageerima, sest et kujutlusel ja reaalsusel aju ei tee suurt vahet. Ja nüüd see ju kõike teie käitumist, kaasa arvatud sündmusi teie elus, hakkab tohutult palju mõjutama. Ehk siis, kui näiteks lapsed või lapselapsed ütlevad, et lähme uisutama, siis te kindlasti keeldute, sest et te ühe korra elus kukkusite ja nüüd sellest piisab täielikult. Aga sellega ju hakkavad toimuma ka erinevad sündmused, ehk siis te hakkate piirama enda elurõõmu, te hakkate piirama suhtlusi, te hakkate vältima asukohti, te hakkate vältima olukordi, te juba eeldate, et kõik võib minna negatiivselt ja see omakorda vallandab järgmised situatsioonid aju jaoks, kus te olete tundnud ennast samamoodi, mis tegelikult hakkab nagu lumepalli efektina tööle. Ja sellepärast on väga-väga kasulik, kui me hakkame nagu aeg-ajalt vähemalt päeva jooksul nii-öeldes ennast treenima, et me õpiksime märkama, mis toimub meie peas. See hakkab vähendama tohutult palju muretsemist. See hakkab mõjutama väga suurel määral teie elukvaliteeti. Te hakkate julgema teha teisi asju, mida te olete siiamaani isegi vältida üritanud, teadlikult või alateadlikult. Ja saate aru, et elus väga paljud asjad alluvad teie kontrollile. Ja sellepärast ongi niisugune parim, kui võtta näiteks nädal aega ja aeg-ajalt kas või panna näiteks mobiili peale kell helisema korraks, et see annab märku, et ma korraks nüüd, kui see kell heliseb, vaatlen enda peas toimuvat. Kui seal on nüüd negatiivsed mõtted, sean kahtluse alla nende õigsuse. Kas või mõeldes, et ma ei ole selgelt nägija. See, mille pärast ma muretsen, ei ole veel toimunud. See, mis möödunikust toimunud on,
see ei saa korduda, sest et väga palju erinevaid mõjufaktoreid on, alates sellest, et ma ei ole enam see, kes ma olin tookord, lõpetades, et üks situatsioon ei saa korduda uuesti ja uuesti, kuivõrd seda situatsiooni mõjutanud tegureid oli väga palju. Ja mida paremini ma hakkan nagu seda märkama kõigepealt, siis kahtluse alla seadma ja siis ka aru saama sellest, et ärevus on üks. See tähendab kujutlust, mis pärsib minu tegevust, aga närvisüsteem on teine, mis aitab mul nagunii ka kõige keerulisemates situatsioonides hakkama saada. Saan ma tunduvalt parema tagasisidega iseendas läbi uute kogemuste, mis te saate, selle kohta, kui palju tegelikult allub teie elus teie mõtetele, teie enda otsustele. Ehk siis, võtke nädal aega, sest et aju õpib läbi korduste. Ja nii nagu te olete õppinud muretsema, ärge unustage, ükski väike laps, alla 2-aastane, ei oska veel muretseda. Aga me oleme õppinud muretsema ja me oleme õppinud enamasti teiste käes, sellepärast ongi, miks teiste inimeste käitumine, mõtted, nende nägemused, arvamused, uskumused kogu aeg meid mõjutavad. Et kuidas see tegelikult teid mõjutab. Kui te nüüd hakkate kahtluse alla seda seadma, et ahaa, näed, väga huvitav mõte tuli, näed, kukkusingi muretsema, siis te tõstate, kui te hakkate uurivalt seda mõtet vaatama, selle ka teise aju piirkonda, mis tähendab seda, et teil on palju lihtsam enda reaktsiooni kontrollida. Ehk siis te ei ole enam sõltuv sellest ainult, mida te sensoorselt tunnetate, vaid juba sellest, kuidas te ratsionaalselt seda asja uurite. Ehk siis võtke aega, pange taimer aeg-ajalt käima päeva jooksul, et te lihtsalt ei unustaks vaadelda korraks, mis teie peas toimub. Ja kui tuleb muremõte, seadke see kahtluse alla. Küsige endalt, kas see on tõene, vaadelge seda, et päris huvitav mõte. Ärge hakake selle vastu võitlema, et jälle ma muretsen, vaid lihtsalt laske sellele mõttele olla ja vaadelge. Sellega te saate hoopis teistsuguse tagasiside aju jaoks, mis omakorda mõjutab ka seda, kuidas te sensoorselt midagi kogete. Ja te õpite aru saama, kui palju te olete teiste käest omandanud, mis ei ole üldse teie mõtted. Järelikult need ei kehti teie jaoks enamasti. Ehk siis õppige jälgima. Ja seda videote seeriat ma hakkangi tegema nüüd just sellest, kuidas me saame enda elus nii-öelda paremini edasi minna. Me ei saa muuta, mis on toimunud, me ei saa muuta, mida teised teevad meie ümber, küll aga seda, kuidas me suhtume ja seda suhtumist me saame hakata muutma. Sest et suur osa sellest, kuidas me reageerime ja seeläbi mõtlema ja seeläbi käituma hakkame, on hästi automaatselt toimiv. Ehk siis jõudu tööle, õppige märkama.